ja noh, võib ju siin ahastada ja käsi ringutada, et see on kollektiivne karistamine, aga kui me mõtleme selle peale, kuidas võideti teine maailmasõda, pomm Nagasakile ja pomm Hiroshimale või Dresdeni pommitamine või Berliini pommitamine oli täpselt samamoodi kollektiivne karistamine, ilma selleta ei oleks vastane murdunud ja nii on lihtsalt. No minu arvates ei ole Iisraelil teist varianti kui Gaza põhimõtteliselt puhastamine araablastest. See tähendab genotsiidi, see tähendab deporteerimist, ükskõik mis sõnu me kasutame. Aga see jääb vastasel korral lakkamatuks vastupanu koldeks. Need poisikesed, kes on praegu võib-olla 10-aastased ja kes on juba seal automaadist tulistanud ja granaadiheitjast lasknud, need kasvavad järjest põlvkonna haaval täisealisteks ja hakkavad matšeetedega, pussnugadega, tulirelvadega terroriseerima. Minu arvates, kui Iisraeli riik, kui ta püsima tahab jääda, peab täielikult Gaza sektori võtma üle, asustama Iisraeli oma kodanikega ja selle mädakolde oma riikluse seisukohast likvideerima. Ma ei näe siin teist võimalust. See kõik käriseb seal ja nad on ju kõik seal, kõrilõika, et seal ei ole mingit rahvusvahelist õigust või inimõiguseid. Seal täpselt nii palju, kui see, millega sa pääsed, on see, mida sa teed. Ja kui sa pääsed inimeste kõride lõikamisega, siis sa seda teed ja teed uuesti.